Nii, volikogu. Alustame tänast istungit. Teeme ühe kohaloleku kontrolli volikogu liikmetel, siis paluks teha üks hääletus. Siin kuuled sa mind? Ja kuulen. Tähendab, mul vahepeal oli siin arvuti taga üks teine vend ja kasutaja on hoopis kellegi teine nimi, ma ei oska seda muuta. Okei, see muudame ära, aga hääletada saad? Ikka saan, oota kohe panen. Praegu on 9 kohal. Raivo. Võid HP-kaar muuta. Ja. Nii. Arno, saad sa hääletada? Arno. Ja Margusel on ka. Kas sa saad hääletada? Peaks olema. Nii, vaatan praegu on 11. Margusel ma hääletust ei näe. Korraks viskes roheliseks. Ma panen korraks uuesti siis. Ahah. Nüüd. Ja. Ta läheb ise maha mul. Aga Arno Vares, saad sa hääletada? Arno ei kuule üldse mind. Ma sain 13 kohalolijat. Aga Arno, kas sa saad rääkida üldse? Sa ei saa rääkida ka või? Arno, palun kontrolli oma. Ahah, nii. Tulin tagasi, ma ei tea, mingi viperus. Palun vabandust. Meil on Arnoga veel probleeme. Katuskuhugi, jah. Ahah, rääkida saad. Hääletada ka saad. Too kaduski ära kuhugi. Läks kusagile. Rändama kuhugi. Aga ma otsin ta kohe üles, ma vaatan. Nii, Arno sai hääletada. HP muudame ka veel ära, siis saame vast valmis tööks. Rein, ma vahepeal kadusin ära, kas vaja midagi hääletada päevakorda või? Ei, me teeme kohaloleku kontrolli ja vaatame, kuidas süsteem töötab, kas kõigil töötab ja kas kõik saavad hääletada. Seda me teeme praegu lihtsalt. Nii. Helle, palun vaata veel nimeliselt üle ja protokolli jaoks registreeri ära kohalolijad. Tundub, et praegu kõik saavad toimetada. Nii.
võtame kõik hääletused maha. Uuesti yes nupu peal. Punast ei pea panema, siis läheb uus hääletus Einar. Rohelise peal uuesti. Nii, meil on 2 hääletust veel peal. Annela, palun võtta hääletus maha ja Einar, palun võtta oma ei hääletus ka maha. Annela, palun võtta oma hääletus maha. Einar, palun võtta oma hääletus maha. Nii, aitäh, Annela. Einar, palun võtta oma hääletus maha. Nii, aitäh. Lugupeetud volikogu, alustame tänase istungiga. Päevakord on teile ette kuvatud vallavalitsuse infominutid, Setomaa vallavolikogu 28.01.2021 otsuse number 3, Setomaa vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis muutmine, volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine, Setomaa valla valimiskomisjoni moodustamine, avaldused, kirjad järgmisest istungist. Kas volikogu liikmetel on päevakorra osas küsimusi või mingeid ettepanekuid? Siis palun käega märku anda või rääkida. Volikogu liikmetel küsimusi ei ole. Sellega on päevakord kinnitatud. Vallavalitsuse infominutid ja sõna vallavanem Raul Põdrale. Tervist. Ma jagaksin ka ekraani. Peaks saama jagada. Nüüd saab. Niisugune lühike ülevaade, et alustades maksude laekumisest, et juunikuu lõpuks peaks siis olema meil 50% nagu tulumaksust nagu laekumises ka siis täis, et selle kuu viimaseid makseid veel tulnud ei ole. Nii et viimast makset, nii et tegelikult ta kuskil 50% juures nagu ongi. Et tuleb stabiilselt, mitte nagu üle, aga stabiilselt siis normaalses rütmis, planeeritud rütmis. Maamaksu ka on nüüd see esimene suurem makse nagu ära tulnud. Makseaeg ja on veel iga kuu siis natuke juurde tulnud ja maamaks laekub ka nagu plaanipäraselt. Et põhitegevuse tulusi, siis need nüüd on kassapõhised laekumised. Aga kokku siis põhitegevuse tulusi meil siis lisaeelarvega planeeritust 5,520 000 on siin täidetud siis 2 521 000 ja see on 45,7% ja kulusi on siis 39,4% tehtud. Ja tulem on siis praegu nagu väga positiivne, et siin protsendid viskab üles, et eelarveliselt on meil tulem nulli lähedane. Likviidseid vahendeid ka meil hetkel jagub. Vallavalitsuse istungitelt on projekteerimistingimusi on mitmeid, olen siin ühe nagu toon välja, et tegelikult on projekteerimise ehitustegevus ka aktiivne ja väljastame projekteerimistingimusi, ehituslubasi, kasutuslubasi. Siis oleme ka nüüd külaplatside niitmise ja arendamise hüvitisi määranud mitmetele taotlejatele. Siis Kaunimaa kodu konkursikomisjon tegi vallale ringi peale ja need tulemused on
ära otsustatud või ütleme, et ettepanekul kinnitatud ja jaanipäeval siin homme üritame siis need auhinnad ka üle anda. Avalikke üritusi on mitmeid ja võib-olla siis esimene on nüüd suurem on siis Z-Folk, mis tegelikult lähtub praegu siis 1000 külastajast ja see vaatame, kuidas see nagu läheb, et seal meil nagu küsimusi või ütleme Terviseametiga meil selliseid läbirääkimisi on ja tõestusi, et see muutub nüüd siis peale Folki kohe 28. siis veel vabamaks, aga sellega me peame ära selle tegema. Igasuguseid jaanipäevad ja järgmised üritused, Ostrovad ja kõik on tulemas, et neid me ka nagu siis oleme välja andnud. No siis Meremäe kooli tegelikult on kõikide koolide, lasteaiarühmade suvised lahtiolekuaegade nagu kinnitamine vallavalitsuses, et on nii lapsevanematega läbi räägitud ja kõikides siis on, et kuidas nagu lasteaiarühmad lahti on suvisel perioodil, et need me kinnitasime ära. Üks tänukirjaga tunnustamine oli nagu 30 aastat EHA Kõiv lasteaiast töölt lahkus ja siis selle pika perioodi lõpuks oli ka vald andis tänukirja välja. Siis oleme kinnitanud siin kirjalike enampakkumiste tulemused, need olid siis Meremäel kahe korteri, seal kus kütet taga ei ole, 2 korteri müügi osas. Sinna jäi veel vallale tegelikult veel 2 korterit, üks on üüril ja üks on plaan seal nagu remontida. Aga tegelikult huvi oli nagu korterite osas. Siis seda on valla kohalike teeäärte niitmine, selle hanke siis edukaks tunnistamine. Kõikides piirkondades pakkumised olid ja juba on nad ka tegelikult juba tööd teinud. Siis jällegi siin ehitusluba, siin on siis Treskiküüni lava. Oleme kinnitanud hajaasustuse programmi, siis hindamiste tulemused ja lepingute sõlmimine ka käib. Ja jällegi siin mingi ehituslubasi, et tegelikult neid ehituslubasi on veel rohkem. Ja siis kui oleme mitteeluruumide rendilepingu muutmise teinud Miikitamäe, me tegelikult siis Almar Puiduga vahetasime seal garaažiboksid ära, tõstsime valla garaaži siis nii noortekeskusele lähemale ja püüame seal likvideerida selliste ohtlikke olukordi, et seal suured masinad ja kaminapakid ja materjal seal kohe ukse ees noortekeskus sisehoovis, et tõmbame sinna nagu joone vahele ja me kolisime, vahetasime garaažid siis praegu nagu ära. Et seal väike muutus. Siis muutust asjadest, et käimas on valla arengukavast siis lähtuv või see rahulolu küsitlus. Ma loodan, et te olete ka kõik vastanud sinna, et kes veel ei ole, et valla koduleheküljel on viide olemas, setomaa.ee ja uudiste alt, et saab sealt igal juhul vastake. Et see on siis arengukava mõõdikute alusel nagu üles ehitatud küsitlus ja me saame tagasiside. Siis teedeehituse hange nagu käib, et tegelikult päris palju on see mustkatet nagu pandud, aga veel on panna. Miikitamäe hooldekodu ehitusega on siin tehtud vundamendi ümber projekteerima, aga tunnistama peab, et ehitajaga töö või ehitajaga niisugune koostöö ei suju. Ta on juba siin endale ja advokaadid võtnud ja kõiki asju. No,
küll tundus viimane ehituskoosolek, mis oli juba nädal aega tagasi, saime kõik punktid või nagu tundus, et erimeelsused kõik ära räägitud ja protokollis kirjas, aga seis ei ole seal hea ausalt. Ei tea, mis sellega saab. Aga me ikkagi nagu loodame, et see jätkub. Siis Setomaa liidu üldkoosolekul osalemine, majandusaasta aruande kinnitamine, seal siis suures laastus eelmise aasta majandusaasta Setomaa liidu käive oli seal 500 000. Nii et ma arvan, et tegelikult on lisarahasi kaasatud päris palju. Siis kõikides koolides on lõpuaktused toimunud, nii 9. klassid kui siis ka gümnaasiumiklassid on siis lõpetatud, lapsed on läbi saanud, eksamid toimunud. Siis Eesti aasta külakonkursil siis jätkuvalt osales Luhamaa, võitjaks küll ei tulnud, aga see lõpuüritus nagu oli ära ja Luhamaale suur aitäh nagu tegevuse eest ja me olime kindlasti seal ka nagu pildis ja kindlasti läks Luhamaal ka tegelikult hästi, aga välja siis valiti ainult võitja, teised said kõik teise koha. Maaeluminister käis ka Obinitsas ja Meremäel natuke põllumajandus, natuke mahe, natuke köögivilja osas, nende subsiidiumite ja kõik osas. Ja seal ka siis me tegime tegelikult selle teavituskirja eelmiselt volikogust, mis Piret üles tõstis, et meie see vihmane kevad rikkus päris palju nagu asju. See kiri on läinud, maaelukomisjonilt on ka nagu vastus tulnud, et see anti valitsusele tegutseda ja võimalusel siis sügisel võib-olla ka on hüvitist võimalik äkki saada, aga me ei tea, kuhu see nagu välja jõuab. Me oleme Eesti-Vene projektidega tegelenud, et viimane oli siin Musta sadama avamine. Oleme Vene poolega ka nagu suhelnud ja koosolekuid kõrgel tasemel pidanud. Et näiteks see Värska saatse tees, et teine pool, siis Vene pool pidi Grupa Kulje teed tegema. Seal kuu aega tagasi oli kogu objektist veel 20% valmis ehitatud ja meile tegelikult oli juba augustis pidi olema objekt valmis, et ega me lõpuni ei tea, mis seal jällegi toimuks. Meie sinna ei pääse, aga jällegi seal ka need asjad ei suju. Siis võib hea meelega öelda, et pitsipäevade traditsioon kestab ja jätkub ja veel kord, et on hästi palju suveüritusi erinevaid nagu tulemas, et vaadake jälge ja loodame, et ikkagi siis nagu need üritused või ütleme, et ootame siis külalisi ka külla Setomaale. Aga ettevalmistused käivad ja usun, et tuleb ilus suvi. Minu poolt on kõik. Aitäh vallavanemale. Kas volikogu liikmetel on küsimusi vallavanemale? Nii. Üks käsi on. Aarne, palun. Küsin. Eile oli Luhamaa kirikus templipüha ja täpselt samal ajal hommikul kell 9 alustas piirivalve kõrval olevas lasketiirus oma laskeharjutusi. Ja küsimus on selline, et kas nad kooskõlastavad omavalitsusega oma laskeharjutusi ja kui kooskõlastavad, et miks siis vald andis selle loa täpselt Luhamaa kiriku templipüha ajal. Aitäh. Meil on kohustus tegelikult teatada eelnevalt, aga ma ei ole kindel, et kas nad teatasid meile, et ma võin seda nagu uurida.
sellepärast et nad vahepeal minu meelest küll helistavad, aga tegelikult neil on kohustus kas päev varem või teatada ja kirjalikult, aga ma jään vastuse selles mõttes võlgu, et kas nad nagu reaalselt ka nagu meile teatasid, et ma saan seda uurida ja võib-olla tuleb neil niinimetatud nagu märkus teha selles osas, et enne meie nagu luba ei tohi alustada sellega. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on veel küsimusi? Ei näe. Lugupeetud volikogu, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Setomaa vallavolikogu 28.01.2021 otsuse number 3 muutmine. Ettekandeks sõna Karin Viljusele. Tere päevast, austatud volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed. Teie ees on otsuse eelnõu, millega siis seoses selle värske lasteaia uue rühma avamisega on siis vajadus suurendada õpetajate ja lasteaiaõpetaja abi ametikohtade arvu ehk olemasolevas struktuuris suurendada siis õpetaja ametikohtade arvu 2 ametikoha võrra ja õpetaja abi ametikohtade arvu 1 ametikoha võrra. Aitäh. Aitäh. Kaasettekandeks sõna Vello Saarele. Aitäh. Eelarvekomisjon on antud eelnõu läbi vaadanud ja komisjoni poolne ettepanek on eelnõu vastu võtta otsusena. Aitäh. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Palun käega märku anda või sõna võtta. Ei näe ühtegi küsimust. Lugupeetud volikogu liikmed, kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Ei näe ühtegi sõnavõtusoove. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu 28.01.2021 otsuse number 3 Setomaa vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis muutmine. Hääletusele palun hääletada poolt või vastu. Hääletamine lõpeb. 11 poolt häält. Lugupeetud volikogu, sellega on nimetatud otsus vastu võetud. Aitäh. Palun volikogu liikmetel ka lõpetada oma hääletamine. Lugupeetud volikogu, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine. Ettekandeks sõna Elle Palakile. Tere päevast, lugupeetud volikogu. Volikogu ainupädevuses on siis volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine ja valimisringkondade arvu, piiride, nominatsiooni ja mandaatide arvu määramine.
volikogu liikmete arv määratakse hiljemalt 90 päeva enne valimispäeva ehk siis hiljemalt 19. juuli 2021. Ja volikogu liikmete arv peab olema paaritu ja miinimum on 7 liiget ja siis vastavalt elanike arvule vallas 1. juuni seisuga määratakse liikmete arv, et vähemalt 13 liiget peab olema, kui elanikke on üle 2000. Kui üle 3500 elaniku, siis peab olema volikogus vähemalt 15 liiget. Aga Setomaa valla 1. juuni 2021 elanike arv on 3213. Nii et siis ettepanek ongi eelnõuga määrata Setomaa vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 15, moodustada 1 valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Setomaa valla piirid ja määrata valimisringkonna number 1 mandaatide arvuks 15. Aitäh! Sellele eelnõule kaasettekandjat ei määranud. Volikogu eesseisuses me antud eelnõud ka nende numbritega arutasime ja leidsime, et sellise eelnõu võiks vastu võtta. Kas volikogu liikmetel on ettekandjale küsimusi? Küsimusi ei näe. Aitäh, ettekandja. Lugupeetud volikogu, kas volikogu liikmetel on sõnavõtu soove? Sõnavõtu soove ei näe. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine. Palun hääletada. Lugupeetud volikogu, lõpetame hääletamise. Otsuse poolt on 12 volikogu liiget, sellega on otsus vastu võetud. Volikogu liikmed, lõpetame oma hääletamised. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa valla valimiskomisjoni moodustamine. Ettekandeks sõna Helle Palokile. Volikogu ainupädevuses on valla valimiskomisjoni moodustamine ja septembris ka jaoskonnakomisjoni moodustamine. Valla valimiskomisjonil on vähemalt 5 liiget ja liikmed nimetatakse hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva. Ja valla valimiskomisjoni esimees on vallasekretär vastavalt seadusele ametikoha järgi ja liikmed nimetab volikogu vallasekretäri ettepanekul. Samuti kuni 2 asendusliiget. Ja eelnõuga ongi ettepanek moodustada Setomaa valla valimiskomisjon 5-liikmelisena. Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär ja liikmed Helle Palok, Erika Joonas, Ulvi Ooper ja Liina Metsakaev ja asendusliikmed Kaja Pargas ja Karin Viljus. Aitäh, Helle. Samamoodi siin kaasettekandjat ei ole ja seda otsuse eelnõud arutasime ka volikogu eesseisnes. Ja tulenevalt siis seadusest volikogus enam meil ei ole võimalik
nende nimesid siin vahetada komisjonis. Meil on ainult õigus kas kinnitada selline komisjon või lükata tagasi. Eesseisvas leidsime, et võiksime sellise otsuse vastu võtta. Lugupeetud volikogu, kas volikogu liikmetel on ettekandjale küsimusi? Palun käega märku anda. Küsimusi ei näe. Katrin, ole hea, palun võtame hääletus maha. Lugupeetud volikogu, kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Ei näe sõnavõtusoove. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Setomaa valla valimiskomisjoni moodustamine. Palun hääletada. Hääletamine hakkab lõppema. Otsuse poolt. Margus, ma sain aru, et sa hääletasid, jah? Sul kaob ära see hääletus kogu aeg. Otsuse poolt on 12 liiget, vastu erapooletud ei ole, sellega on otsus vastu võetud. Aitäh, võtame hääletused maha. Avaldused, kirjad. Mul on enda poolt nii palju teada anda, et vahepeal toimus siin Soome-Ugri maailmakongress, ka 2 volikogu liiget olid delegaadid, mina ja Annela Laaneots. Ütleme niimoodi, et kõik, mis nagu toimus, oli jälgitav meedia vahendusel, et see kongress oli natukene keerukas 2 aspektist lähtuvalt. Seoses viirusega toimus siis selline hübriidkongress veebi vahendusel ja kohapeal. Ja teine teema oli see, et Venemaa ametlikud võimud nagu boikoteerisid kongressi ja seetõttu oli ka keerukas natukene otsuseid meil vastu võtta ja kongressil ei suudetud ära otsustada, kus siis toimub järgmine maailmakongress. Seetõttu kinnitati ainult otsuse, et järgmine toimub. Ja seoses siis Soome-Ugri koostööga ka veel nii palju teada anda, et Soome-Ugri siis konsultatiivkomitees on siis nimetatud Setomaa poolt 2 inimest, Annela Laaneots ja mina. Oli Ahto Raudo. On ka veel teine teadaandmine, et siin on mul veel Rauliga asjad kokku leppimata, aga nüüd on teada, et Euroopa Nõukogu delegatsioon on Eestit külastamas 5., 6., 7. juuli ja 6. juuli hommikul saab Euroopa Nõukogu delegatsioon tulla Setomaale ja peaks siis kohtuma vallavanema, volikogu esimehe ja Seto kongressi vanematekogu esimehega. Delegatsioon on
vähemuste õiguste monitooringuga tegelemas Eestis ja kirjutab raportit Eesti kohta. Ja veel on ka mul teada anda, et ka kultuuriminister tuleb kiire visiidi teeb Setomaale, see on Seto folgi ajal. See jäi vist meil 26, et siis on ka ministriga, kultuuriministriga kohtumine. Nii. Minu poolt on kõik, kas volikogu liikmetel on ka mingeid avaldusi, mingeid sõnumeid teada anda. Annela kirjutab meil siin chatis, et Soome-Ugri maailmakongressist kirjutab Annela täpsemalt, et oma lehes, ilmselt siis järgmises. Kas volikogu liikmetel on avaldusi, kõnesid? Ei ole, sellega on ka see päevakorrapunkt ammendunud järgmisest istungist. Praegu teadaolevalt juulikuus istungit ei toimu. Meie tööplaani kohaselt võiks toimuda veel 3 istungit selle koosseisuga ja järgmine istung võiks toimuda augustis, kuna seal on ka taasiseseisvumispäev vahepeal, siis eesseisus võiks toimuda 18. augustil ja volikogu 26. augustil. Aga selle kohta siis eesseisvale saadame kutsed, kui aeg on selleks küps. Ma näen ühte kätt ja Annela, palun. Mulle teadaolevalt on 26 ja 27 kõik omavalitsusjuhid koos Tartus, on suur omavalitsusjuhtide foorum, et ma ei tea, kas Raulil on see kirjas ja ma tegelikult ei tea, kas see puudutab ka volikogude esimehi. Kuna ma seal esinen, siis sellepärast ma tean, et 26 ja 27 august täispäevad on Tartus omavalitsusjuhtide foorum. Selge, aitäh, eks me siis sinna on veel aega, et eesseisuses arutame täpsemalt, kas ja mis selleks ajaks on selgunud, kes on ära ja kas midagi toimub sellel päeval või leiame mingi muu aja. Nii, sellega on tänane istung lõppenud, ilusat kuuma hooaega kõigile jätkuvalt ja kohtume järgmine kord. Nägemist. Head aega.